sa filmi praegu. Product placement. Mul on kodus kogu kapp täis neid. Tere kõigile Sky portaali lugejatele ja vaatajatele. Mina olen reporter Stella Vadovski ja täna on mul külas noor daam, kes on öelnud, et ta kardab süsti saada. Ometigi on ta avaliku elu tegelane, ja avaliku elu tegelased teadupärast saavad pidevalt selliseid emotsionaalseid, valusaid torkeid ja süste. Tere tulemast, Lehanna. Tere, tšau. No nii, räägime siis alustuseks sinu nimest ja sinu sellisest Lehanna, et ma vaatasin 27 nädalat tagasi tulid see välja esimese looga. Nii kaua on sellest juba? Nii kaua on sellest, jaa. Ja siis ühesõnaga, Lehanna, usud sa nimemaagiasse? Kas ennem, kui sa selle nime välja mõtlesid, kas sa ennem pendeldasid või guugeldasid, vaatasid, mis sellega seoses tekib? Ei. Ei vaadanud üldse, aga Lehanna nime taga siis oleme mina, Hanna ja Leslie Laasner, kes on muusikaautor ja see Lehanna ees tähendabki siis Leslie't, aga seal on ka muidugi sellist nagu prantsuse pärast nüanssi juures nagu Lehanna, nagu mõni inimene ütleb, aga oleme ikka, teeme seda Eesti värki, et see on nagu Lehanna ja lihtsalt meil oli reaalselt, ma arvan, 3 A4 nimesid niimoodi. Too 5 välja, palun. Kuulipilduja, nagu C nagu cool, appikene mingi issand. Ma ei mäleta vist isegi rohkem, see mulle meeldis siiski Kuulipilduja ja Lehanna. Ma ei mäleta tõesti neid rohkem, aga saad aru, sa nagu tunned ära selle... Õige. Õige, ja kui sa seda võib-olla ise ka kohe ei tea, siis nagu näed seda pilti, jah, see on see. Kuigi sa oled küll nagu kuulipilduja, sellepärast, et sa räägid nii hoogsalt ja kiiresti, et isegi peaks tegema korraks hingamisharjutused, hingame sisse, hingame välja. Sellepärast, et sa võid vähemalt muidugi teha, ütleme, kaua mängiva, mis kannab nime kuulipilduja. Jaa, absoluutselt. Ärge seda keegi ära tehke, siis palun hoidke seda ikka minule. Jaa. Aga ühesõnaga see on siis, need Leslie on siis ainus, kes sulle, Leslie on justkui sinna nime sisse siis kirjutatud, eks ole? Absoluutselt jah, sellepärast, et jah, mina olen see, kes laulab, aga see muusika tegemine, see ei ole ainult üks inimene, enamasti ei ole, et me teeme seda ikkagi nagu koos ja nagu minu meelest see on nii tähtis, et me oleme mõlemad seal nimes sees, sest et ja me oleme 2 sellist heas mõttes nagu friiki ja ma nagu tahan, et kui on Lehanna, siis on mina ja Leslie. Leslie, kuidas te üldse kohtusite, et hakata koos muusikut tegema? Tead, see oli ülipõnev. Leslie hakkas eelmine aasta filmima oma lüüfilmi Kevin A, mis nüüd Buffy raames, kus juures esilinastub. See tegelikult on juba ka ammu valmis, aga koroona tuli vahele ja siis kõik need festivalid jäid ära välismaal. Nii et nüüd see esilinastub lõpuks ometi Buffy raames ja siis otsis ühte rolli osatäitjad ja tema naine Inga Vats-Klaasner siis üleüldse ütles Leslie, et kuule, et kas Hanna pole öelnud ja Ingaga ma kohtusime ühel moeshow'l kunagi koos, kus me olime modellid, ma ei tea, miks mina seal modell olin, aga okei. Ja kuidagi nagu niimoodi, et mitmed juhtumised päris pika aja jooksul kuidagi viisid sinnani, et Leslie mind kutsus seda Siuksi karakterit siis sinna näitlema ja mõni kuu pärast seda ta kirjutas mulle, et kuule, kas sa oskad laulda ka muidu või? Ma niimoodi, et Leslie, kas ei ole vaatanud näosaadet nagu, jaa, ma oskan küll nagu laulda, aga tänks küsimast. Ja siis Leslie ütles, et ta lihtsalt läks minu Instagrami kontole, ta esimest korda elus luges kellegi biood ja seal oli, ma ei tea, mikrimärk, seal oli selle filmi klapimärk ja kõrvaklappide märk ja siis selle tõttu ta küsis, et kuule, et äkki seal on mingi šanss, et sa oskad laulda. Ja šanss oli täiesti olemas ja siis ma oskan küll. Ja ma ei tea, kas Leslie seda teab tegelikult. Ma ei tea, kas ma talle seda rääkinud, vist mitte. Räägi siis, räägi. Räägime kõik ära hinge pealt. Kunagi ma üleüldse mõtlesin, et issand kui äge, kui Leslie tahaks mulle teha muusikat. Aga kuna ma ei tea, ma olen hästi nagu enesekriitiline ja ma ei julenud kuidagi ise midagi ette võtta, siis Leslie, kui sa seda praegu kuuled, siis tead, et tegelikult minul oli see mõte enne kui sinul. Ja kui sa seda ei kuule, siis sa ei saa seda kunagi teada. Aga see on nagu selline kerge mõttemaagia, eks ole, et nagu inimesed räägivad erinevaid asju, et on sul varem olnud mingit sellist, et viskad selle mõtte üles ja mõne aja pärast hopsti siin on see kantikul.
ütleme niimoodi, tegelikult nagu harrastan manifesteerimist oma igapäeva hobina, see on minu kardio. Selles suhtes, et ma arvan, et kui sa oled tänulik kõige sellest, mis sul juba on ja sa oled tänulik sellest, mida sul veel ei ole, aga sa mõtled selle peale nii justkui see sul juba oleks olemas, siis mõttel on nagu nii tugev jõud, mõtle, sa saad oma mõtetega ennast haigeks mõelda, sa suudad ennast panna, ma ei tea, oksendama viha asja, kõik tuleb siit pea seest. Nii et ma väga usun sellesse, lihtsalt elu on näidanud, et isegi nagu sellised asjad, et kui ma ütlen, et toimub hakkab nagu näokreem saama otsa ja siis paar päeva hiljem, tere, Hanna, ma tahaks saata näokreemi. Ehk siis mingisugused sellised nagu suvalised väiksed asjad ka kuidagi nagu juhtuvad ja siis ma olen hakanud selle peale mõtlema ja see on põnev, et vahel võtavad need asjad, et need täituksid väga kaua aega ja see on ka nagu põnev, et sa kunagi ei tea, et asjad juhtugi üleöö ja mul on seda nagu nii raske mõista. Ja tuleb olla nagu ettevaatlik, mida sa soovid, sellepärast, et see on ka üks selline, see on nii-öelda kirjas tähtedes, filmides ja muinaslugudes. Sul on mingi kogemus sellega, ma tunnen juba see pilgu, et sa ise usud ka sellesse. Ma usun sellesse, jah, okei. Aga mis ma panin tähele, et sa ütlesid, et sa kardad süsti ja sa oled minestanud, kui siis sinu klassikaaslasele tehti vaktsiin. Aga ometigi sa oled selles mõttes avaliku elu tegelane, eks ole, et avaliku elu tegelased saavad palju rohkem, tõesti selliseid emotsionaalseid torkeid, sind kritiseeritakse, eks ju, kuskil keegi kuulab selle loo läbi ja mõtleb, et Jesus Christ in heaven, nagu et see kõik on olemas, sa tead seda, et see kõik on olemas, et kuidas sa sellise emotsionaalsete torgetega toime tuleb? Mul on ülilihtne nagu valem see, et ma ei loe kunagi kommentaare. Jah, kui keegi minu YouTube'i video alla paneb selle kommentaari, et see lugu on sitt, siis muidugi ma näen seda, aga ma ei tea, ma kuidagi olen jõudnud sinna, kui keegi, kes mind absoluutselt ei tunne, mulle midagi ütleb ja ilma põhjendamata, et see ei ole selline mõnus kriitika, millest ma saan nagu õppida, vaid see on lihtsalt selline nagu plähmerdamine. Et siis nagu see mulle, ütlen ausalt, nagu vist enam vähemalt mitte 100%, võib-olla 90% ei mõju nagu halvasti, aga ma mäletan, kui ma läksin näosaatesse, siis kui minu siis isik tehti avalikuks, ma ei olnud tol ajal, kes olid vaadanud, ma ei tea, Musta alpinisti filmi, võib-olla teadsid, kes ma olen, aga nagu need oli pigem vähe inimesi, ma arvan. Siis keegi kommenteeris seal pildi all, et UFO. Ja ma hakkasin nagu naerama, siis ma mõtlesin mingi, et mis kurat UFO, nagu, miks sa üldse kommenteerid, nagu, kui sul pole nagu midagi normaalset öelda. Samas UFO, keegi ei tea täpselt, milline UFO on, et äkki see nagu hea asi on ja, aga sellest hetkest alates ma mõtlesin, et Hanna, lihtsalt sul on lihtsam elada, kui sa oma armsas maailmas arvad, et sa meeldid kõigile ja ausalt, see on nagu nii palju lihtsam nii, et ma ei loe reaalselt kommentaare, eriti mis puudutavad mind, minu lähedasi, ei. Cancel! Ei loe kommentaare päriselt. Aga uudiseid loed? Uudiseid ikka loen, aga ma ei loe ka neid kommentaariume tihti. Ma vahel harva nagu astun sinna maailma ja vaatan, nagu, mis just eriti poliitilised sellised uudised. Ma lähen korraks piirun sinna kommentaariumisse, siis ma lihtsalt nagu tahaks nagu kõik inimesed täis sõimata, ma tahaks nagu niimoodi kirjutada ja ma tunnen, et see viha, nagu, mis minus juba tekib, on nagu nii hirmutav ja ma ei taha seda tunda, aga ma saan aru, miks nad seal kommenteerivad, sest mida rohkem sa saad seda infot, seda rohkem sa ka ise lähed tegelikult keema, aga ma ei taha olla selline inimene. Vahel on hea minna keema, vaata, kui keegi teine on sind ennem keema ajanud, siis sa nagu kuidagi canceldad selle ja siis lähed teistpidi keema millegi muu peale, et siis sa saad nagu sellele ühele tundele teise tunde peale tõmmata, et see on ka jälle selline oskus. See on veits suitsiid, ei ole või? Ei ole, absoluutselt. Sõltub. Okei, võib-olla tõesti. Okei, aga ütle mulle, ma vaatasin, et sa oledki selline meeleolukas influencer ju täpselt samamoodi. Kas see sõna sobib sinu kohta? Suunamudija on sa siis eesti keeles? Suunamudija, no mis sa teed, pole muud sõna. Et nagu enda kohta üldse öelda mingisugused selliseid nagu väljendeid, mis justkui nagu tähendavad mingid saavutust ja kui sa oled juba suunamudija, siis sa oled nagu, ma ei tea, läbinud mingisuguse teekonna, et sa oled sinna nagu jõudnud, et siis see justkui nagu tähendab seda, et ma ise ka nagu saan aru, et ma olen nagu jõudnud sinna, ma olen suunamudija, ma olen influencer. Mulle ei meeldi need sõnad võib-olla väga, aga samas meil ei ole need paremaid väljendeid ja fakt on see, et ma teen need kõike suunamudija asju sotsiaalmeedias, promotöid, koostöid, et ju ma siis olen. Kui palju sa ise tegelikult näiteks sotsiaalmeedias ringi surfad, oled sa vaadanud telefonis seda aega?
ja muidugi mul on ka see, et minu töö, ma nende kõikide muude asjade kõrvalt käin ka kusjuures tööl, ma töötan sotsiaalmeedia spetsialistina, ehk siis minu töö on hästi palju, ma pean veetma aega Facebookis, LinkedInis, Twitteris, Instagramis. No näed, sul on vabandus olemas. Ja ka TikTokis, aga ma ütlen ausalt, et just nagu suvel vist puhkuse ajal ma vaatasin, et sai isegi 2-3 tundi ja siis ma mõtlesin, et noh, okei, see kindlasti ei ole nagu väga hull, aga saaks veel paremini. Et õnneks nagu, kuna mu töö on selline, siis ma õhtuti nagu pigem panen notification'id kinni ja telefoni hääletu peale, et mind ajab reaalselt see kling, need sõnumi hääled nagu närvi natukene, või teeb nagu rahutuks, et issand, ma jään kogu aeg nagu ilma millestki ja siis, et ennast nagu maha rahustada, ma põhimõtteliselt lihtsalt panengi notification'id kinni ja ma vahel nagu pool päeva ei lähe näiteks Messengeri, siis mulle tulebki meelde see, sest sa nagu tead, su aju teab, et kui tuleb see hääl, siis keegi sulle kirjutab, aga kui seda häält ei tule, siis mul vahel ei meenugi, et mul on olemas nagu Messenger. Et see on ülihea nipp. Sul kuskil kurja ülemust ei ole, kes ütleb, et miks sa ei ole vastanud juba 5 minutit? Ei no, tööaja seda muidugi juhtu, et töö on nagu muu aeg, aga niimoodi vabal aja siis töö väliselt. Ma ikkagi nagu proovin ennast säästa, sest ma arvan, et ja, seda kõik on niikuinii nii palju. Aga kui kaua sa üldse sellise sisu loomisega aega läheb ise, kui sa seda teed, et sul on väga korralik Instagram, 18 900 jälgijat, eks ole, on seal nii-öelda pildistatud ja tulistatud nagu tippsport, et kaua läheb aega? Ei lähe väga kaua tegelikult, sellepärast... Sest on käe sees, eks? Ka see, aga ma saan aru, et seda on nii raske ka nagu teha, et see kõik tuleks hästi nagu loomulikult, et see pilt näeks välja loomulik. Et mulle ei meeldi, kui paistab välja, et ma olen nagu tunde näinud nagu vaeva sellega, et issand, ma tegin nagu sellise pildi, palun pange see like nagu kirja, see on nagu nii hea koostööpostitus. Et ma pigem, mulle meeldib, et ma mõtlen selle asja oma peas läbi. Ma tahaks, et see oleks võib-olla mingi väikse nagu vimkaga, et see poleks päris see, et mina ja šampoonipudel või mina ja nagu veepudel, et see peab olema mingit nagu lugu rohkem. Võib-olla see tuleb ka sealt, et kuna ma olen reklaamiõpingute ja reklaamiagentuuris töötamise taustaga, et siis nagu see erilisus ja originaalsus on nagu see, mida sa nagu alati kuidagi proovid natuke panna sinna sisse. Alati see õnnestu võib-olla nii palju, kui sa tahad, aga ma arvan, et ma nagu keskmisest vähem kulutan aega sellele. Kui ma nagu vaatan, mida teevad teised, siis kelle võib-olla igapäevatöö see ongi, et minu see on pigem hobi. Okei. Siinkohal ma tahaks rääkida sulle ühe loo ja just nimelt küsida, et kus suunas selline influencerite maailm liigub, et ma hiljuti vaatasin ühe naise videot, kes ostis endale siis joogamatti. Ta ei maininud, kus ta ostis seda ja ta ei maininud, palju see maksis ja kuna mul oli vaja endale joogamatti, siis ma küsisin ta käest ja ta vastas ja ma läksin ja ostsin selle, aga kui ta oleks öelnud, et ta reklaamib joogamatti, ma ei oleks seda mitte kunagi ostnud. Ja. Et kuhu see maailm liigub nii? No see maailm liigub nüüd sinna, et nüüd on olemas see sotsiaalmeedia reklaami seadus. Ja, seda ma tean. Et sa pead alati mainima ära isegi siis, kui sul on saadetud kingitus. Et selles suhtes see on, ma arvan, tore, et sul on aina rohkem raske nagu müüa influencerina või nagu brändile maha seda, miks sa oled nagu nii hea, sest et kui sa paned sinna juba selle koostöö kirja, siis see võib olla inimestel pigem võib olla eemale tõukav ja sa pead ise nägema tegelikult nagu mõjuisikuna rohkem vaeva, et teha see nagu nii söödavaks ja nii usutavaks, et sa päriselt kui usud seda, mida sa reklaamid, et tegelikult see paistab hästi silma ja mulle nagu meeldib see, et näiteks minul on vedanud selles suhtes, et see influencerduus ei ole nii-öelda minu igapäevatöö, see on minu hobi ja see annab mulle võimaluse valida brände, kellega ma teen koostööd. Et ma saan aru, et kui see oleks mu igapäevatöö, ma ei saaks nii palju valida, ma arvan. Ja ma olen nagu nõus, et ma ise ma olen tegelikult langenud küll sinna reklaami ohvriks. Ja ma olen ka langenud, aga need on nagu need hetked, kus ma tunnen, et see maailm hakkab muutuma, kui ma ise, kes ma tegelen sellega aeg-ajalt ja olen kunagi põhitegevusega tegelenud, tunnen, et ma ostan selle joogamatti sellepärast, et tegelikult selle kohta ei olnud rohkem infot. Ja, aga see ongi see, kui seda ostis nagu ise näiteks. Ja, ise ostis, jah. Ja, et see läheb ka aina rohkem, ma tunnen nagu teemaks või moodi, kui sa ka nagu märgid juurde selle, et see ei ole sponsoreeritud, vaid et ma päriselt arvan nii, see on päriselt hea asi. Aga seal on ka see nagu küsimus, et
me olemegi nagu sinna jõudnud, et sa pead ütlema, et see ei ole sponsoreeritud või ma päriselt ise ostsin selle ja mulle päriselt see väga meeldib, et sa pead seda mainima, et sa ei saa seda enam mitte mainida, et see on ka selline, et ta kuidagi päris materiaalseks on läinud see kogu maailma tunne, aga seal ongi aina keerulisem navigeerida. Et kui need like'id ka veel ära kaoksid, siis ma arvan, et oleks väga hästi näha, kes tegelikult ka mõjuisikuna nagu toimib. See on õige, nii ta on. Aga sinul ongi siis selles mõttes nagu nii 1000 ala, millega sa tegeled, et sa oled nagu selline hunt, sinine kriimsilm ja siis räägime viimasest loost, mis on nüüd väljas. Ja see lugu on, kannab nime Külmapärinad ja mul on praegu väga külm. Ja see lugu tegelikult oli algselt üldse mõeldud Leslie oma plaadi peale. Ja see oli ingliskeelne lugu, selle nimi oli Another Wasted Friday. Aga Leslie'le ei meeldinud, kuidas tema hääl kõlab selle looga. Siis ta pakkus selle lugu mulle kohe see lugu meeldis. Mul enamasti on see, et ma pean mõnikord kuulama lugu, et ma saaks aru, et okei, nagu siit hakkab juba tulema mingi kummitamise koht ja nagu hakkab meeldima. Selle looga, ma ei tea, mul käis see klikk nagu koheselt ära ja me laulsime selle linti inglise keeles. Nii. Ja siis suve lõpus ma hakkasime minema stuudiosse lindistama hoopis mingit teist lugu ja siis ma ütlesin Leslie'le, et kuule, et teeks hoopis seda lugu, aga kas sa viitsiksid sellele eestikeelset sõna nagu mõelda. Ja ta oli olnud üldse aega seda teha ja ta ütles, et kuule, et teeme ka selle teise loo praegu, et teeme kunagi hiljem selle. Ja siis ta leidis mingisuguse tund aega oma elust ja ta kirjutas kiiresti need sõnad valmis ja ma sain paar tundi enne stuudiosse minekut need sõnad ja ma õppisin siga kiirelt need ära ja me läksime ja tegime selle Külmapärinate loo hoopis linti ja see, mis ma seda laulsin tookord, ongi see, mis see praegu selles loos on. Ehk siis see nagu story on tegelikult äge, et see lugu on nagu nii pika tee kõndinud ja see pealkiri Külmapärinad tuleneb siis tegelikult sellest, et kui ma seda lugu kuulsin üldse esimest korda, kunagi ammu, siis ma ütlesin Leslie'le, et issand, see on niisugune sügise beat, vaata, et sa sõidad autoga, mingi külmavärinad tekitab see mingi nagu need kohad ja need kohad siin, et see on nagu külmavärina lugu. Leslie'l on ka autopark ju. No, et huvitav, et see on muuseum, eks ole, kas see on võidele inspireerituna sellest? Ei, kusjuures ma ei tea, võib-olla ta oli selline autode fänn, eks ole. Autotsiklid nagu kogu kupatus, you name it, he has it. Aga kuulasin mina seda, siis neid sõnu kuulasin ja mõtlesin, et see on selline piiripealne, et noh, et laseme selle autoistme alla ja nii edasi ja nii tagasi, et kuhu need sõnad nagu viivad või et mida ma mõtlema peaksin sinust, oled sa selline kirglik autos, you know, muusikakuulaja. Ütleme nii, et mulle meeldib Lehanna puhul see, et see Lehanna ei ole tegelikult mingisugune eraldi karakter, see on ikkagi nagu mina, aga ma tunnen minus on nagu ülipalju nägusid ja ma olen täna üks, mul on homme teine, mul ei ole mingit raamistatud olekut, täna kannan kontsi, homme olen nagu poissjuulas, et sa ei tunne mind äragi, on ju. Et mulle nagu meeldib see, et me saame ka selle muusikaga nii palju eksperimenteerida, korra ma olen roosa parukaga, siis ma olen sinise kasukaga, who cares, nagu see, mulle meeldib see, et sa kunagi ei tea, mis siit tuleb ja ma ütlen, see kolmas lugu, mis on juba tegelikult lindis ammu ka, see lugu on veel nagu ekstra oota, nüüd sa vingerdad ära, et mul oli küsimus konkreetne. Ütleme nii, et kui sa küsid, siis ma arvan, ma ei ole see girl next door, ma pole see nagu nunnu naabritüdruk, ma olen pigem see vallatu koristaja, kes tuleb siis, kui kogu pererahvas on kodust ära läinud. Okei, I don't follow you, öeldakse selle kohta. Ta tahad nagu otse vastaks või? Jaa. Tead, mulle endale see lasen alla seljatoe ja kogu nagu see... Kui tihti seda seljatuge alla oled lasknud? Paari korra ikka olen nagu lasnud alla küll. No. Ühes pulmas näiteks. Ma loodan, et mitte peigmehega. Seekord mitte. Täna ei, appi see kõlas nii halvas, ei. See kõlas väga hästi. See tuli kogemata. Me saime aru sellest. Ei olnud. Ei, seekord ega kunagi ennega. Aga ma mäletan seda, kui ma oma praeguse elukaasega üldse kunagi alles olime selle kuramaaži faasis ja ma lasin talle ühte lugu, mis mulle nii hullult meeldib, üks Banksy laul, hästi smooth, no väga seksika biidiga lugu. No laula seda, et me saaks teada biidist. Ma panen selle lingi, sest et ma ei mäleta, see on mingi mix-versioon, sest et see oli nagu eriti selline deep mõnus ja oli nagu selline pime kevad õhtu ja ma panin selle loo mängima ja see lugu oli nii mõnus, me jäime nagu vait mõlemad ja me lihtsalt nagu sõitsime, kuulasime seda biiti ja no okei, ma ei voolanud päriselt autoistme pealt maha, aga see oli lihtsalt nii
fucking mõnus. Kogu see, kui muusika suudab nagu sellise meeleolu luua, et ma tunnen, et see külmavärinate lugu, seal on kindlasti selliseid romantilisi ja võib-olla nagu sensuaalseid hetki, aga see pigem ma tunnen, et viib sind inimesena ise kuskile kohta, kuhu sa oled ise valmis minema. Et sealt ka see kosmose nagu teema, et mind see lugu lihtsalt viib kuskile auku, kus ma võin olla nagu ükskõik kes, ükskõik mis, ükskõik kus, ükskõik kellega. Kui palju kordi sa võid oma lugu kuulata, et et on nii, et paned näiteks korduse peale ja siis kodus mässad tegutsed? Hästi palju. Alguses muidugi, kui me teeme selle esimese demo versiooni ja siis see must põhi siis mulle nagu saadetakse, siis ma kuulan küll niimoodi, et okei, see koht, oi. Ja siis ma õpin sellest, et okei, selle koha ma pean tegema paremini, siin peab olema veits rohkem groove'i, cool'i, et eks kogu aeg arened, on ja sinu küsimusele vastates ma võin kuulata oma lugusid ülipalju, aga ma arvan, et hästi palju ka seetõttu on see nii, et ma olen unistanud sellest nii väga, et ma saaksin enda laule kuulda, enda laule laulda, et ma ei pea enam laulma kellegi teise laule, sest ma olen sellest unistanud ülikaua ja ma teadsin, et see aeg tuleb. Ma tundsin tiinekana juba, et see aeg tuleb millalgi, lihtsalt ma ei tea, millal nüüd see on käes, mul on tunne ja täiega naudin seda. No mis tunne on? Sitraks äge tunne! Ausalt, ma vahel, vaata, kui sa nagu elad seda elu ja sa teed asju, siis sa oled oma elu sees, see kõik tuleb nagu loomuliselt ka väike kulgemine on oma tõusud, oma möönadega, aga kui ma hakkan nüüd päriselt mõtlema selle peale, siis see on täpselt see, mida ma tahtsin teha, kui ma olin väike. Nagu see on täpselt see, nii äge. Mul on nagu, see on nii äge tunne, ma olen ülitänulik, ma ei võta seda nagu, et ma tean, et see juhtuski, et kui ma selle peale ikka mõtlen, siis ma tekivad ka külmavärinad. Väga äge. Okei, ja ma saan aru, et mis puudutab üleüldse igasugust tegemist, siis selle kasuka sa tegid ka ise, eks ju? Kuule, ma tegin selle ise, sellega selline lugu, et mul tuli mingi kinnis idee, et kui ma teen külmavärinate fotosessiooni, siis mul peab olema sinine kasukas. Nii. Ja ma otsisin, ma ei tea, kõik võimalikud internetipoed, UK omad, Eesti omad, ma otsisin nüüd kõik läbi, ma ei leidnud seda. Küsisin oma sõbrannade käest, et ega keegi ei tea. Järgmine kord küsi minu käest. Okei, sul oleks olnud või? Jah. Päriselt? Mul oleks ka roheline olnud. Ja mul oleks olnud ka minu meelest hall. See oli enne hall. Mul oleks olnud päris mitu veel. Siiamaani on selles mõttes järgmiseks videoks, anna teada. Okei. Mõtle selle meelde. Ja mulle tegelikult kunstkasukad väga meeldivad. Aga siin mul nagu meenus lihtsalt paar päeva enne seda pildistamist, kus ma juba teadsin, et okei, ma kannan mingi teise riides, ma ei pane seda kasukat selga, sest mul ei ole seda kasukat. Siis mulle meenus, et issa, ma ju müün praegu internetis ju oma mingid halli kasukad, mis on mul voodi all kusagil karbis. Võtsin selle, mis ma olin omal koroona ajal, ma tahtsin hullult hakata nagu riietega möllama ja need värvima, mida ma kunagi ei teinud. Et siis mul olid mingid riidevärvid ja seal oli ka juhuslikult sinine ja siis ma lihtsalt läksin sinna vannitoa põrandale. Oleks kokku lepitud. See on täpselt see sama värv. Jaa, see on ette määratud. Ette määratus. Jaa, nii et põhimõtteliselt minu kinnisidee, ma ei tea jälle, mis manifesteerisin selle endale või kuidagi, et see kinnisidee oli mul tegelikult seal samas voodi all, et lihtsalt pidi natukene ise tegema käed siniseks ja siin ma olen. See täiesti uue elu, see oli nii suvaline kasukas, nagu hall, ma lihtsalt nagu hall värv. Ta on nagu äge, aga lihtsalt mitte nagu riietuses ega taevas. No vot, ja nüüd sa saad selle ühel hetkel oksjonile panna ja taevas teab, kuhu see hind tõuseb. Mis siis, et see on seest katki? Pooder, pan ikka oksjonile. Ja see on lisaväärtus, eks ole. No siin küsitakse neid küsimusi, et kuidas sa näed ennast 5 aasta pärast. On sul mingisugune selline nagu eluplaan või oled sa pigem selline, kes läheb kaasa selle hooga ja vooga? Ma olen täpselt selline, kes läheb kaasa selle hooga ja vooga. Mul oli kunagi sõbranna, kes pani omal mingi aastaku plaani paika ja siis nagu, kui ta ei jõudnud sinna, kuhu ta tahtis jõuda, siis ta oli alati neid pettunud, et issand, nagu ma ei jõudnud sinna, ma olen nagu läbi pöörunud. Mul sõbranna oli väga pettunud, et ta 40 ja peab ostma riideid Mangost, sest et ta tegelikult lootis, et ta sellel ajal juba kannab seliinimantleid. Nii kahju temast, hästi kahju. Inimesed, te teete seda ise endale. Ja siis ma vaatasin teda ja mõtlesin, et issand, et kui sul pole nagu neid ebareaalsed ootusi, siis ei saa kunagi pettuda ka. Ja kuidagi sealt mul nagu tuligi see, et ma ei taha teada, ma ei taha üldse teada, mida ma teen homme, mida ma teen aasta pärast. Ma lihtsalt tahan ainult seda, et mul oleks siit kohast korras endiselt. Ma oleksin terve, rõõmus, ma oleksin sõbrad ja ma saaks teha mussi ja ma saaks teha seda asja, mida ma tahan, et mul oleks nagu see vabadus, et ma saan ise otsustada rohkem selle üle, mida ma päriselt tahan elus teha.
aga ma ei, siis kui sul on nagu need asjad, siis see kõik muu ju tuleb kaasa nagu. Yeah. See edu tuleb siis, kui sa oled siit korras, sest et sa ise ju tegelikult pärsid ennast kõige rohkem, et ma ei tea, tegelikult ei huvita, kus ma olen 5 aasta pärast üldse ja ma ei taha teada ka, aga see on nagu see küsimus, mida alati küsitakse, nii raske nagu vastata, siis ma saan aru, et ma ei taha ju tegelikult või nagu ma ei. Üks ajakirjanik küsis seda sinu käest intervjuus, mida ma muide ka eile õhtul lugesin. ja ma just mõtlesin, kas sa vastad samamoodi ja mulle nii meeldis, et sa vastasid, et ma ei tea. Ja see oli nagu nii hea vastus, et ma mõtlesin, et noh, et kui sa esitad selle küsimuse, eks ole, sa oled nagu välja mõelnud, sa kirjutad ja küsid, et no, et kus sa oled 5 aasta pärast ja siis inimene ütleb, ma ei tea. Et ajakirjanik on tegelikult täitsa nagu, et okei, lähme siis järgmise küsimuse juurde. Et see oli väga hea vastus, 10 punkti minu poolt. Eriti ta muide tekstina kõlab ju väga hästi. Ma ei tea. Ja ma ei tea. Ja mulle kunagi üldse ei meeldinud, kui inimesed vastasid nagu ma ei tea, on siuke, et sul peab olema mingi arvamus ja sul nagu mingi nagu mõte sul on peas, kus sa nagu ei tea, on ju, et midagi. Ja siis, aga see on selline küsimus jah, et ma nagu, et ma tean ja ma tahan, et mul oleks siit kõik korras, kõige tähtsam ja tervis ja need asjad, armastus ja noh. Sa oled hästi palju rääkinud sellistel vaimsetel teemadel tegelikult, et see kumab sinu jutust läbi, see on alltekst, see ei ole, sa ei räägi sellest nagu teadlikult. Kui palju sa sellega tegeled teadlikult? Et olla tasakaalus? Sa ütled, et sa tahad, et sul oleks, et sa läksid siit, eks ole? Tead, kõige rohkem, ma arvan, mida mulle on nagu inimeste poolt öelda, kes mind ei tunne, on see, et ma olen nii positiivne, kuidas sa seda nagu teed ja sa oled nagu nii rõõmus ja see on tõsi, aga ma olen sellega kaasa sündinud ja ma olen sellest ülitänulik, et mul on see baas on nagu hästi tugev selles suhtes, aga ma tunnen lihtsalt, et see aasta, eriti nagu nüüd mingid viimased kuud, ma olen nagu päris nagu challenging selles suhtes, et ma ei oska nagu öelda, kõik on tegelikult nagu hästi, aga et ma ei tea, kas see on see koroona teema, ma arvan, et see on see, sa ei saa, ma ei tea, käia sellel novembrikuu reisil, kuhu sa teadsid, et sa iga aasta lähed ja siis sul on veits lihtsam see sügis nagu üle elada. Ja. Ma ei tea, kas need on mingid sellised asjad, aga kuidagi ma olen aina rohkem nagu möönud sellele, ma pean rohkem hoolt kandma enda eest. Mul pole kunagi olnud justkui vajadus seda teha, sest et see on olete olnud nii, aga ma olen iseennast pannud päris palju mentaalselt proovile just see sügis, ma arvan, et ma ei tea, sealt võib-olla see nagu tulebki, et see lihtsalt minu jaoks nagu uus, ma arvan, et ma kohanen sellega. On sul mingi raamatöökapil, mida sa loed? Ei ole. Mul ei ole see, aga lihtsalt ma olen käinud põnevates massaažides, mitte õnneliku lõpuga, vaid lingamimassaaž. Lingamimassaaži tegi mu sõbranna, mul õpetas tegema kodus banaani pealt niimoodi. See banaan oli alguses, oli kollane. Banaan kuskil stuudios. Võta see näita, on mingi 3 nippi lingamimassaažist, mida teeme pudeli peal. 50 mind, see on nagu never, ausalt, mul on vaja seda paberit sinna kõrvale. Nii, okei, nüüd on see. Teisse, mis moodi see oli? Aga kas see sõbranna oli sul käinud enne Epp Kärsini juures, siis te tegite lingamimassaaži? Nii see Epp need järeltulijad saavad. Jaa, aga sellest on juba 1,5 aastat mõõdes, aga ma ei mäleta seda mitte midagi. Ega lingam ei ole muutunud, eks ole, 1,5 aastaga. Okei, mingi see teema oli, on jah, mingi pum-pum-pum. Okei, ja siis, kui sa teed need värke, siis mees nagu, ütleme nii, ta on selline, et nagu mingi pääskemill, nagu ma kohe mingi enam-vähem olen kosmoses, on ja. Ja siis? Siis sa pead teda maha rahustama. Silitad, kõik on hästi. Kust kohast sa silitad? Ma ei tea, kõhu pealt, reite pealt niimoodi vist oli. Okei. Vist hästi valet juttu ajada. Ja siis kõige lõpus sa võtad selle kätte ja laulad sinna nagu mikrofoni ja mul on lihtsalt külmapäev. Aga see oli nali, aga ma ei mäleta, midagi sellist oli. Okei, no selge. No siis sul on põhimõtteliselt põhiasjad selged, eks ju. Et tegelikult see lingamimassaaž oli väga äge. Aga ma tõesti, seal on nii palju nagu samme, mis järgnevad teine teisele, et ma olen suur Eppu fänn, selles mõttes minu meelest ta on nagu nii äge naine. Mina ka, jaa. Ja kusjuures, kui ta räägib nii puhtalt, vaata, tal ei ole mingi nagu, tal ei ole parasiit sõnu. Ta on fantastiline daam algusest lõpuni, eks ole. Võt just see, sellepärast me Epp Kärsinit armastame. Jaa, täiega. Aga et see banaan oli alguses kollane, siuke mõnus prink ja kui me nagu lõpetasime, siis ta siuke pruun, nagu oleks pihta saanud, nagu sinikad täis, vaata. Okei, hea, et selles mõttes päris elus nii ei ole, et
aga meil on üks küsimus muideks, mida me esitame siin influenceritele just nimelt ja sellistele, kes on tegutsenud ja tulistanud oma fotodega vasakule paremale Instagramis. Ja see küsimus on selline, et sul on hetkel 18 900 fänni. Kas sa annaksid ära pool nendest, kui sa üleöö saaksid valida ühe keele, mida sa räägid veatult või sa jääksid siiski oma fännibaasi juurde? Issand, see on nii, või nagu, isegi kui mul oleks, ma arvan, oota, ma korra mõtlen, kui ma oleks mingi 1 miljon followeri. Ei räägi ma ainult sinu konkreetset. Ma juba nagu mõtlen, et nagu mul on see on nagu ikkagi selles mõttes, nagu see on suur number, aga selles mõttes nagu nii väike number, et kindlasti keel. Ma igatsen seda, et ma oskaksin, ma ei tea, kas me nagu puhtalt vene keelt rääkida. Ma olen mingi Neröban ja Mjasa, siis nagu mingi Tasvidanja ja siis, et mul oli vene keel 5+ koolis. Aga kuna ma olin Saaremaal, mul polnud kuidagi võimalik seda praktiseerida, siis ma tulin Tallinnasse, ma sain esimest korda öelda Erki Oskis, et kuna müüja ei osanud öelda 8 senti, mis oli siis puudu eelmise ostja nagu sellest maksumusest, siis ma läksin niimoodi 8 centov ja ma ütlesin selle õige lõpuga, ma olin siuke, et nagu ausalt, mul oli nii hea meel, ma sain ühe korra öelda seda 8 centov ja sinna see on nagu jäänud või nagu mul on nüüd päris palju sõpru, kes on vene rahvusest ja kes räägivad nii ägedat vene keelt, mis kuulen, ma siuke, et tahaks nagu nii väga saada aru, mida te räägite. Nii et sa annaks ära, ütleme 9000 ja iga keel vene keel tuleks sinna. Ma arvan, et see oleks vene keel või hispaania keel, aga ma arvan, et vene keel on võib-olla see, mida mul oleks rohkem vaja Eestis elades. Väga muljetavaldav. Kindlasti, oled sa mõelnud poliitikasse siirduda selle sõnumiga, ma arvan, Keskerakond teeks sulle kohe ukse lahti. Kuigi sa oled ma arvan, et samamoodi ta teeks selle ukse lahti, kui ma oleks praegu seal, siis ma oleks pidanud ammu tagasi astuma. Ma ei suuda lihtsalt nagu, ma vaatan seda iga päev eesreast, ma olen Toompea vaade kodus, seda hullus ma vaatan iga päev eesreast. Selge siis. Popcorn on käes. Kuule, aga sa oled Saare piiga. Kas Saaremaalt tulevadki sellised tüdrukud nagu Teele ja sina, et noh, kes tulevad ja lihtsalt on sellise energiaga, et päikest ei ole vaja? Ma ei tea, vist on jah. Ei päriselt, ma kuidagi... On teil mingisugune vereliin seal, et... Kurat, seda teab, võib-olla ongi, kõigil on üks vaarisa. Ma ei tea, mulle seda varem ka öeldud kunagi, et seal mingisugune huvitav asi on nende Saare naistega või nii. Ma ei tea. Mingi Portugali laev läks seal põhja, kus mina pärit olen. No nii, sinna on. Seal, kus on laeva säilmed, sinna on see koer maetud, millest me räägime, eks ole? Võimalik, et ma ei tea, aga see on tõesti või nagu... Ma olengi selline inimene, aga eks ma mossitan ka ja ma vihastan ka ja ma olen kurb ka, aga et enamasti ikkagi see mingi säde on olemas, see on pandud mulle niimoodi sisse, kui ma sündisin. Seda on näha, et see... Aga kuidas on, nutad kodus vahel? Jaa, ise ma nutsin esmaspäeval, kui mul tuli lugu välja. Ma ei tea, sest et see kuidagi, ma ei tea, mul tekkis mingi imelik hetk, kus ma olin siuke, et noh, okei, see on see tehtud, nii. Ma ei tea. Pingelangus. Võib-olla tõesti oli pingelangus. Ma ei tea, see tuleb vahel lihtsalt niimoodi, et nagu tuleb tuju ja siis sa nutad ja siis läheb tuju nagu nii heaks kohe. Et see tuleb suvalisel hetkel, aga ma olen pigem inimene, kes hakkab hästi kiiresti nagu nutma, kui ma vaatan mingit kurba asjad televiisorist näiteks, siis ma veel mingit nunnu video kusagil Facebookis, Instagramis, siis ma ikka see nagu pisara nagu kohe silmas ja ma hullult pingutan, et nagu ei tuleks kohe nagu iga asja peale hakkaks nutma, et ma olen üli emotsionaalne selles suhtes. Aga ja kunagi oli hästi imelik tunne, et issa, kui ma nagu nutan, mul oli nagu nii hale endas. Ma ütlen, mida nagu sa nutad, et nagu come on, see oli nagu nii hull asi tegelikult. Ja nüüd ma olen hakanud seda just nagu hindama, et see on nagu äge, et sa tead, su keha teab, et see nutt nagu väljutab mingi halva emotsiooni või isegi mingi raske tunde lihtsalt põhimõtteliselt ja siis läheb kohe paremaks. No näed sa, see on selline hea retsept siis, millega lõpetada, et ärgem siis peljakem ka pisaraid. Absoluutselt, muidugi. On sul sky.ee portaali siis lugejatele üks viimane selline kuulipildujast kuum sõnum? Kuum sõnum või? Esiteks... Või külm? Külm sõnum. Kindlasti minge tšekkige üle minu uus lugu Lehanna Külmavärinad Spotify'st või YouTube'ist, kui teile endale rohkem meeldib. Aga ma tahan öelda, et Sky portaal on minu meelest nii ägeda tähelepanu teinud ja mul on nii hea meel,
Eesti muusikuid niimoodi toetate ja mul on hea meel, et mina olen siia kuidagi niimoodi sattunud, nii et aitäh teile, kuulake, lugege, vaadake neid videosid, artikleid ja näeme juba uue aasta alguses, siis tuleb mul uus lugu välja.